Seda, et Tallinnas on disaini- ja arhitektuurigaleriis väljas piparkoogi näitus. Seda piparkoogi lõhna on tunda poole linna ulatuses. Tere hommikust Ülle, tere hommikust Mari-Liis. Tere hommikust. Ja sel aastal on mulle tundub mindud tagasi sellise klassika juurde, sest et näitusel on väljas piparkoogi majad, aga mitte lihtsalt sellised klassikalised majad. On väga eriilmelisi maju. Mis tüüpi majad seal väljas on? No sel aastal on meil piparkoogimaania teemaks arhitektuur ja see tähelepanek on õige, et me oleme 16 aastat püüdnud tõestada, et piparkoogist võib teha absoluutselt kõike, mitte ainult maju. Et nüüd ma arvan, et oli täiesti sobilik, et seekord nüüd kõik, kes tahtsid, said teha maju ja muidugi on näitusel väljas palju muud veel. Aga ei ole, eks selliseid, kui me kodus mõtleme teha selliste 4 küljega seinaga maja ja katus peale, et on ikkagi oluliselt keerukamad. No siin on mitu näidist väljas, on muumimaja, sõna otseses mõttes, no see näeb ikka väga efektne välja. Kas see on nüüd selline kõige suurem asi või on seal ikkagi veel suuremaid? Ei ole kõige suurem. Ei ole kõige suurem. Seal on kõige suurem objekt on meil 30 kilost küpsetatud soovide sein, nii et seal on ikka palju veel muud, jah. Aga see muumimaja on küll selles mõttes, ta on selle klassikalise koduahju järgi tehtud, et tal seina kõrgus on täpselt nii palju, kui kodus ahju mahub, et on tehtudki katus eraldi, sein eraldi ja et kodus ei ole tõenäoliselt võimalik väga palju suuremat. Mismoodi ta tehtud on? Kui ta on selline silindrikujuline, eks? Ja. Kuidas seda üldse küpsetada? Ja kuidas seda teha niimoodi, et tõesti, kas seda tulebki silindrina küpsetada või mismoodi? Ja mina arhitektina alati arvutistan kõigepealt joonised valmis, siis lõikan need üks-ühele šabloonid ja siis ongi selline, teen need pinnalaotused. Ja ta on põhimõtteliselt paberi peale rullitud ja ahju on pandud püsti küpsema. Tegelikult see sein on seal paberi küljes kinni ja... No see ongi selle näituse juures kõige fantastilisem, et kõik need inimesed, kes seal on osalenud nende aastate jooksul, need on ju tegelikult muude alade professionaalid, enamik siiski nagu visuaalsete alade arhitektid, keraamikud, disainerid, metallikunstnikud. Ja tegelikult on niimoodi, et mitte keegi me ei ole saanud mitte mingisugust õpetust, kuidas ümber käia piparkoogi taignaga, aga nende aastate jooksul on siis nuputatud välja igasuguseid imenippe, kuidas siis piparkooki teha ja sedasama ma julgustan teha ka inimestel kodus, et see tainas võimaldab igasuguseid asju tegelikult. No kui suur väljakutse on võib-olla siis teha sellist, mitte kõige väiksemat majakest, ütleme nii, siis piparkoogi taignast? No mul on hästi pikk küpsetamiskogemus juba seal Maanial. Ma olen 10 aastat olnud ja maju ma hakkasin tegema võib-olla juba 20 aastat tagasi. Minu jaoks sellist tavalist pisikest, sihukest kandilist maja, see ei ole enam nii huvitav. Ja mulle tundub, et muumimaja on perfektne selline piparkoogi kunsti jaoks, et teda on põnev teha ja ta näeb lõpuks ka täitsa. Aga tuli kuidagi esimese korraga välja või ikkagi läks natukene nihu ka midagi? Seekord isegi ei läinud palju nihu, ma ei tea, kas see on see pikk kogemus, mis meid aitas. Läks nihu muidugi see, et meil terve perekond jäi haigeks ja me oma seltskonnaga ei saanud koos küpsetada ja siis me pidime kuidagi see ajafaktor alati läheb tihedaks. Aga kuna meil see kogemus on nii pikk juba, siis me enam ei muretse, me teame, et see alati saab kuidagi moodi valmis, kuigi see algusest... Aga räägi sellest, kuidas sa muumid tegid, sest see on väga hea nipp, mida saaks kodus kasutada. See muumid on tegelikult taignaga on ju nii, et ei saa väga paksu kihti tainast korraga ahju panna, et seal muumides ja müüs ja snifis on sees tegelikult leiva kontsika ja siis alguses ma leivas tegin sellise enam-vähem muumilaadse kuju ja sinna mätsisin selle taigna peale, et võib kasutada ükskõik mida söödavat materjali, mis ahjus ei muuda oma kuju. Nii et tegelikult seal tainast on õhukene kiht, aga seal sees on leib. Väga põnev. Aga me korraks rääkisime ka sellest, et kui inimesed kodus teevad, ikkagi üritavad teha, eks ju, paberist siis joonised ette ja proovivad esimese katsetuse teha, siis mis see nipp oleks, et milline see taigen peab olema ja kui pikalt küpsetada ja et ta ikkagi pärast kokku jääks? Seda ei saa öelda, see on nii sõltub inimesest, taignast, ahjust, see on kõik katse. Meie alati teeme sellise väikese prototüübi ja umbes nii pisikese ja siis me paneme selle ahju enam-vähem sellisel viisil, nagu me pärast seda küpsetama hakkame, siis me näeme, mis tainas teeb, sellepärast mõni aasta see tainas lihtsalt voolab ahjus laiali ja see on normaalne, ei maksa karta. Aga ma tahtsin ka tähelepanu juhtida, siin on üks töö, kes on täiesti esmakordselt osalejad, ka arhitektid ja terve 3 põlve tegid koos selle Skara Peusi kui maailma tugevaim ehitaja
ja siis see sõnnikupall, mida ta teeb, et jah, et selles See on mõttes väga ka esimese efektne korraga välja. võib täitsa edukalt välja tulla, aga Jaa. nad olid ka, neil läks väga palju nässu ja seda ei maksa karta. Nii et tuleb proovida. Jaa. Aga seal näitusel on väljas, sul on 100 tööd vist jah, umbes. 100 ei ole päris töid, aga osalejaid on küll üle 100, jah. Mis maju seal siis on? No meil on siin väike valik, aga ma saan aru, tuletorn, kus on sõnas, vilgub ka tulukene. No tähendab, nagu ma ütlesin, siis selle näituse teema on arhitektuur, see ei tähenda, et seal on ainult majad. See on just nimelt see, et kuidas lahendada arhitektuuri nüüd täiesti, kuidas igaüks seda näeb oma nurga pealt, et hästi huvitav on see, kuidas erinevad erialad sellesse suhtuvad. Ülle on arhitekt, tema teeb nii, nagu tema on harjunud oma tööd tegema. Siin on ka ühe arhitekti siis Mustamäe esimese mikrorajooni nagu makett. Tema oli ka esimest korda, see tiim oli. Aga samas on seal ka hoopis teisi lahendusi, mis ei ole majad. Et meil Ainult tegelikult maju ei ikkagi väga, ma isegi ootasin rohkem maju ausalt öeldes sel aastal. Ma nägin, et kuskil oli foto sellest, kuidas on tehtud siis nii-öelda Pätsu kujust, mis hiljuti Tallinnas püsti pandi, ajendatuna vist Leonhard Lapini selline kujukene, eks? Ja kui see on siis nagu arhitekti pea, Just. eks ju. Jah. No vot, siin ongi näha. Just seesama Leonhard Lapini pea. Aga tõesti, see on, mis ta on siis, on Kõpu tuletorn või on? Ei ole, meil on Kõpu tuletorn ka, mis tehti ka arhitektide grupp tegid, aga see on Isver, ma ei mäleta enam, mis tuletorn see oli nüüd, aga jah, siin on tuletorni nagu läbilõige. Te ütlesite ka, et ja siin on paistab üks ka... See on Haapsalu Just kuursaal, kuursaal, see on et väga täiesti fantastiline töö, me ei julgenud seda siia tuua. Seda äkki lõpp katki. Jah. No siin väike äpardus jutus ka selle muumimajaga, sest tõesti on õrn ikkagi see piparkoogi majakene. Aga kas, kui te ütlesite, et siin on muumimaja oli selline mõnus tegemine, eks ju, natukene väljakutse ka, siis ma saan, et tuletorni mõttes võib-olla ka, et on, kuju ei ole selline nelinurkne, et on hoopis teistsugune. Ei, no tegelikult tõesti piparkoogis saab teha absoluutselt kõike. Võib-olla siin on üks selline, ta ei ole küll üldse klassikaline. See on Katariina Naaritsa Päkapiku eramu. Ja tema just, ma rääkisin temaga eile ja ta ütles, et ta tundis hirmsat aukartust, et ta ei julgenud teha maja. Aga siis mõtles, et okei, et aga Päkapiku eramu, et kes see ütleb, milline see täpselt peab olema, eks ju. Ja siin ei ole ka seda reaalset kartust, nagu on päris arhitektile, et peas, et maja kokku ei kuku, et see on ju ka nagu tohutu vastutus. Ja võttis kätte ja tegi ja tema sõnum kõigile on, et ei ole hullu midagi. Et tuleb lihtsalt pihta hakata ja tuleb välja küll. Väga efektsed välja. No see lõhn suurepärane, detsembrikuus käib igati kaasas piparkoogimaania, siis tõesti seekord klassikalises mõttes ikkagi arhitektuuri juurde pöördunud, aga seal ei näe ainult maju, nii et tasub üle vaadata, mida siis sel korral kõik kunstnikud on välja mõelnud. Aitäh teile täna hommikul tulemast ja need majad on ka siis ilusti eksponeeritud siin täna hommikul. Aitäh!